elas kord lesknaine, kellel oli 2 tütart. Vanem tütar oli oma välimuselt ja iseloomult nii ema moodi, et kui mõni nägi tütart, pidas teda emaks. Nad mõlemad olid nõnda ebameeldivad ja upsakad, et nendega oli võimatu koos elada. Noorem tütar aga oma lahke ja viisaka olemisega oli päris isa peegelpilt ja pealegi ilusamaid neide, keda kunagi nähtud. Et armastatakse ikka omasuguseid, oli ema lausa hull oma vanema tütre järele ja nooremat ei sallinud silma otsaski. Ta sundis teda köögis sööma ja vahet pidamata tööd tegema. Muude toimetuste kõrval pidi vaene laps iga päev 2 korda allikal käima, mis asus oma tubli poole miili kaugusel majast ja sealt suure kannutäie vett tooma. Ühel päeval, kui ta allikal oli, astus üks vaene naine ta juurde ja palus ta käest juua. Olge hea, emake, ütles ilus neiu, loputas kohe kannu puhtaks, ammutas allika kõige selgemast kohast vett ja ulatas naisele, ise kannust kinni hoides, et tal parem juua oleks. Kui hea naine oli joonud, ütles ta. Te olete nii ilus, hea ja viisakas, et ma tahaksin teile midagi kinkida. See oli nimelt Haldjas, kes oli enese vaeseks külanaiseks muutnud, et teada saada, kuivõrd lahke see noor neiu on. Minu tahtel sündigu, ütles Haldjas, et iga sõna juures, mida te lausute, lilleõis või kalliskivi teie suust kukuks. Kui ilus neiu koju jõudis, sai ta ema käest tõreleda, et oli allikalt tulemisega nii hiljaks jäänud. Palun vabandust, ema, ütles vaene tüdruk, et ma hilinesin. Seda öeldes kukkusid tal suust 2 roosi, 2 pärlit ja 2 teemanti. Mida ma näen? Hüüdis ema äärmises imestuses. Paistab, et tal kukuvad pärlid ja teemandid suust. Millest see tuleb, mu laps? Vaene laps jutustas puht südamlikult kõik, mis oli sündinud ja teemandid ta suust aina kukkusid. Ma pean oma tütre sinna saatma, ütles ema. Vaadake, Fanchon, mis teie õel kõneldes suust kukub. Kas teil ei oleks hea meel, kui teil samasugune võime oleks? Teil tarvitseb ainult allikale minna ja kui seal üks vaene naine juua palub, andke seda hästi viisakalt. Niisugust asja juba ei juhtu, kähvas Mühkam, et mina allikale lähen. Lähete küll ja otse kohe, käsutas ema. Tütar läkski kogu aeg omaette porisedes. Ta võttis kodunt kõige ilusama hõbekannu kaasa. Vaevalt sai ta allikale, kui uhkes riides daam metsast välja astus ja tema käest juua paluma tuli. See oli sama Haldjas, aga ta oli endale printsessi välimuse võtnud ja sobilikud riided selga pannud, et näha saada, kuivõrd ebaviisakas tüdruk võib olla. Kas ma selleks siia tulin, nähvas upsakas tüdruk, et teile juua anda? Eks ma just selleks võtnud hõbekannu, et emandat joota. Ei tule mõttessegi, jooge ise, kui tahate.
Te pole sugugi viisakas, ütles Haljas ega vihastanudki. Et te nii lahkuseta olete, siis minu tahtel sündigu, et iga sõna juures, mida te lausute, madu või kärnkonn teie suust kukuks. Kohe kui ema tütart silmas, hüüdis ta. Nah, mu laps! Nah, ema! Turtsus mühkam vastu ning kärnkonnad ja rästikud kukkusid tal suust. Taevas halasta, karjatas ema. Mida ma näen? Kõiges on ta õde süüdi. See läheb talle kalliks maksma. Ja ta ruttas tüdrukut nüpeldama. Vaene laps põgenes pakku lähedasse metsa. Jahilt tulev kuningapoeg kohtas teda ja nähes, kui ilus ta on, küsis, mida ta teeb ihu üksinda metsas ja mispärast ta nutab. Ah, härra, ema ajas mu kodunt minema. Nähes, et neiu suust kukkus 5-6 pärlit ja sama palju teemante, päris kuningapoeg, millest see tuleb. Neiu jutustas talle, mis oli sündinud. Kuningapoeg armus temasse ja leides, et selline asi on sootuks rohkem väärt kui kõik muu, mida mõnele kaasavaraks antakse, viis neiu oma isa juurde kuningalossi, kus ta temaga abiellus. Tema õde aga hakkasid kõik sedavõrd vihkama, et lihane ema ta majast välja ajas. Kui õnnetu oli kõik kohad läbi jooksnud, aga kuskilt polnud leidnud inimest, kes talle peavarju oleks andnud, läks ta metsatehnikusse, et seal surma oodata.